tere! Täna räägime millestki, mis on vaikselt muutmas meie koolised ja seda, kuidas me üldse õppimisest mõtleme. See on lähenemine, mis toob kokku teaduse ja kunsti, loogika ja loovuse ja see muutab kõike. See on STEAM. Lähme ja vaatame, mis see täpselt on. Mõelge korraks oma kooliajale tagasi. Ühes tunnis olid valemid ja arvud, siis kõlas kell ja järgmises tunnis olid värvid ja pintslid. Ja siis jälle kell ja järsku oli teemaks hoopis taimerakk. Iga aine oli justkui omaette maailm, eks. Neil ei paistnud olevat mingit seost. Just see ongi see probleem, mille tänapäeva haridus püüab lahendust leida. Esimene suur samm selles suunas oli STEM. See idee sündis tegelikult Ameerika Ühendriikides juba nullindate alguses. Maailm muutus meeletult tehnoloogiliseks ja sai selgeks, et on vaja uut põlvkonda, kes oskaksid luua ja hallata tuleviku tehnoloogiaid. Nii pandigi fookus just nendele 4 valdkonnale. Teadus, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika. Ja see oli päris suur edasiminek, aga üsna pea märgati midagi kummalist. Koolis tulid küll tehniliselt väga võimekad inženeerid ja teadlased, aga neil jäi puudu sellest millestki. Sellest loovast särtsust, mis on vajalik, et luua midagi tõeliselt uut, midagi, mis muudab maailma. Midagi oli pildilt puudu. Ja see puuduv tükk oligi loovus. Saadi aru, et ainult valemitest ja koodist ei piisa. Tõeline innovatsioon sünnib siis, kui sa oskad mõelda raamidest väljas, näha ilu tehnilistes lahendustes ja läheneda probleemidele ootamatu nurga alt. Ilma selleta me lihtsalt kordaksime vanu asju, mitte ei looks uusi. Ja nii sündiski STEAM. Sinna 4-tähelise STEM-i lisati keskele üks taht juurde, A, mis tähistab kunste ehk arts. Ja siin ei mõelda ainult maalimist, see A tähendab loovust laiemalt, disain, muusika, loov kirjutamine, probleemidele loovalt lähenemine. Ja just see lisandus muutiski kogu kontseptsiooni lõpuks terviklikuks. Mida see siis praktikas tähendab? See keerab traditsioonilise õppe täitsa pea veale. Selle asemel, et aineid eraldi tuupida, seotakse need omavahel. Fookus ei ole enam faktide päheõppimisel, vaid reaalsetel projektidel. Lapsed ei õpi enam lihtsalt, mida nad peavad teadma, vaid nad saavad aru, miks see oluline on. Ja see annab õppimisele tegeliku mõtte. Nüüd te kindlasti mõtlete, et appi veel üks ainetunniplaani juurde, aga tegelikult ei ole. Ja see ongi asja võti. STEAM ei ole lisakoormus, vaid see on täiesti uus vaatenurk. Me õpetame endiselt matemaatikat ja bioloogiat, aga me näitame, kuidas need päriselus kokku saavad. Näiteks, matemaatikatunnis võidakse analüüsida andmeid, mis koguti bioloogiatunni katsekäigus, või siis robotikaringis rakendatakse kunstiõpetuse disaini printsiipe. Ja see viib meid kõige olulisema punktini. STEAM ei anna ainult teadmisi. See ei arenda oskusi, mida meil kõigil on vaja tuleviku maailmas hakkama saamiseks. Kriitiline mõtlemine, keeruliste probleemide lahendamine, oskus töötada koos teistega, need ongi need päriselu oskused, mis loevad. Ja see pole mingi uus ja testimata idee. See on teinud juba päris pika teekonna. Nagu öeldud, sai see alguse 2000-ndatel USA-s, levis sealt kiiresti maailmahariduse tippriikidesse nagu Soome ja Lõuna-Korea ning jõudis umbes 10 aastat tagasi ka meile Eestisse. Eestis on meil selle jaoks tegelikult ka oma sõna, matik. See ongi täpne tõlge STEAMist. Kuigi tegelikult kasutatakse rahvusvahelist lühendit STEAM igaki väga tihti ja sellel on ka hea põhjus. Selle struktuur on väga selge ja tähtede järjekord on oluline. Teadus ehk science on elimene, sest just teaduslik mõtteviis on see, mis seob kõik ülejäänud osad üheks loogiliseks tervikuks. Nii et kui me selle kõik kokku võtame, siis on täiesti selge, et STEAM on palju enamat kui lihtsalt rida aineid tunniplaanis. See ei anna lastele ainult teadmisi matemaatikast või tehnoloogiast. See annab neile midagi palju väärtuslikumat. See annab neile oskuse näha seoseid, mõista, et maailm ei ole kogum eraldiseisvaid fakte, vaid üks suur ja terviklik süsteem, kus kõik on omavahel seotud ja see ongi selle lähenemise suurim väärtus. Ja see viib meid viimase, mõtlema paneva küsimuseni. Kujutage korraks ette, milliseid probleeme suudaksid tulevased teadlased, insenerid ja loojad lahendada siis, kui nad ei näe maailma eraldiseisvate tükkidena, vaid ühtse tervikuna. See ongi see tulevik, mida STEAM haridus ehitab aitab.